siia laagrisse ma soovitan tulla, sest et siin on imelised õpetajad, seltskond on võrratu, sõbrad. Siin ei ole ühtegi halba asja või mitte ühtegi halba asja. Minul on laagris 16. kord. Mul on 13. kord. Ma oskan paremini pilli mängida. No natuke suurem, natuke parem on juba sotsialiseeruda. Räägime selle, jah. Siis oli meil veel üks asi, et meil hommikuti äratatakse ja õpetajatele klassi, siis meil see hommik tuldi ja tuldi viiulitega sisse. Et kõige ägedam oli see, kui meil oli niisugune õhtune ja tuli juba vaikselt töörahu hakkas ja siis oli see, et üks meie sõber Otto tahtis hakata Unot mängima ja siis tulid õpetajad sisse ja panid kõik magama. Kuna see on sellepärast äge, sest Otto alati teeb meil siin nalja ja ma ütlen, et see laager on tegelikult väga äge, annab uusi teadmisi ja saad uusi lugusid ja mida veel. No, saab mängida ja leiab uusi sõpra. Mulle meeldis nende päevade jooksul kõige rohkem seiklusmängud. Seal sai proovida tuletõrjevoolikust vett lasta, pidi aitama haigeid ja tunda ära, millised on esmaabi asjad ja mis ei ole. Ma ütlen ikka õpetajana kõige lahedam on poistelaul. Poistelaul on kõige lahedam, sest et seal on, ma tunnen nagu kõige suuremat vastutust, seal peab ikkagi nagu korda hoidma. Teiste ansamblitega on see, et kuidagi kuulatakse rohkem, aga poistelaulul ei ole mul nagu üldse hingamismomenti, pean kogu aeg. No minu arust ikka kõige eredam mälestus on tüdrukute laul, sest et tüdrukud on ikka parimad siin laagris, nad kuulavad, nad on nii tublid, nad laulavad, nad tantsivad, nad teevad kõike. Ja siis tuleb sinna otsa see, et ei, see tuleb pärast seda, kui Sten ütleb poisse laul, see on ikka korda peab hoidma, siis mina tulen tüdrukute laul, kõik teevad seda ja jaa. Kui ma osaleja olin äkki juba 10 aastat tagasi. Ma arvan, et mulle meeldis kõige rohkem see ujumine ikkagi, mis seal, kus meil oli siis metsa poolel oli too aasta see laager, see ujumine ja siis seiklusmängud, mis olid mere ääres, need olid ülilahedad. Iga algus on raske, aga alguses saab vedama, aga pärast saab pidama ja siis, kui hästi välja tuleb, siis lihtsalt tahad järjest panna ja siis, kui see kõlab hästi ka, siis on lihtsalt Ööhäire. Ja ööhäire. Seal oli nagu, et kõik pimedas tuleb mängimine, nagu ringi jalutamine. Ja siis kõik äratati mingi öösel üles. Aga need, kes magasid juba, siis need ei tulnud sinna.
toredad õpetajad, nii tore muusika. Siin on tore viiulit mängida, tore mängida, tantsida, hüpata ja kõike muud ka teha. Ma ei tea, ma arvan, see mingit ettevalmistust või midagi võib-olla ei peagi tegema, lihtsalt tule, kui võetakse laagrisse vastu, siis tulele kohale ja niikuinii on äge. Leiad omale 30 või 40 uut sõpra ja siin ei ole ühtegi halba asja, no mitte ühtegi halba asja.